Pressiteatel on põhimõtteliselt nii nagu nimi ütleb, see on teade pressile. Et selle eesmärk on anda pressile teada mingisugusest üritusest, sündmusest, uudisest. Ja eesmärk on teha pressiteade võimalikult pressile söödavaks ja selleks tehakse pressiteade võimalikult uudise moodi. Ja põhimõtteliselt pressiteate ülesehitus ongi nagu uudisel. On pealkiri, juhtlause ja siis kogu ülejäänud tekst. Pealkiri peab olema selgelt arusaadav ja seda uudist siis kirjeldav. Ja seal peab olema see kõige olulisem lause, mis uudis on. Näiteks Anne Noortekeskuse noored tegid uue maailmarekordi soki kudumuses. Et see on selge asi, kes tegi, mis toimus, mis selles uudis on. Siis tuleb juhtlõik, kus siis natuke selgitatakse pikemalt asja lahti ja kus siis põhimõtteliselt saab natuke täpsemalt kogu selle uudise siis teada. Et kui eelmist näidet täiendada, siis ütleme, et Anne Noortekeskuses eelmisel nädalavahetusel kogunes 100 noori ja püstitati uus maailmarekord soki kudumises kooti, ma ei tea, 1025 sokki. Et see siis on selline järgmine tase ja ülejäänud kogu informatsioon läheb nagu järjest ebaolulisemaks. Et pressiteadet huvitavamaks teha võib alati lisada ka mingisuguse olulise inimese tsitaadi. Lõppu tuleks alati lisada lisainfo andja. Kui ajakirjanikul tekib huvi uudisi vastu, ta teab kellega ühendust võtta. Tuleb alati meeles pidada seda, et ajakirjanikud saavad 100 pressiteateid päevas. Põhilised vead, mida kogu aeg tehakse, on see, et saadetakse kiri ja pannakse näiteks meili pealkirjaks ainult pressiteade. Kui sul on 100 meile, sa ei saa mitte midagi aru, mis see pressiteade on, sa ei hakka seda avama. Ärge pange pressiteadet eraldi attachmentiga või manusena, näiteks Wordi failina sinna meili sisse. See on ekstra aed, mis läheb selle avamiseks. Kopeerige kogu tekst meili sisse, nii on lihtsam. Ühesõnaga pressiteade. Kõigepealt huvitav, atraktiivne pealkiri, siis juhtlõik, mis võtab kogu pressiteate kokku, vastab küsimustele kes, mida, millal, kus ja siis kogu ülejäänud informatsioon, mis vastab kõikidele muudele küsimustele, mis pähe võib tulla. Sinna võib selle ilmestamiseks kasutada ka tsitaati ja lõpus lisainformatsiooni andja või näiteks kodulehe aadress.